suvestuudios on meil palju muusikat ja üks neist muusikalistest asjadest, millest räägime või kollektiivisest on Sea Jam ja mul on hea meel tervitada siin Pärt Arvast. Tere õhtust! Tere! Ja võib ka vist soovida palju õnne. Tean, et te olete just juubeli tähistanud. No juhtus jah siukene äpardus, et õnnestus nii kaua ära elada. Samal ajal muusika on täitnud seda sama 50-aastast elu juba 45 aastat. No kuidagi on jah niimoodi kujunenud, et ema pani kunagi muusikat õppima. Sunniviisiliselt ja pole teisest kuidagi lahti saanud siiamaani, et on külge jäänud. Et ikka meeldib ja veel 50 aastat otsa? Oi, rohkem. Hea küll, aga meeldib küll, jah. Kuidas selle pilli armastusega on? Et kas see on armastus esimesest silmapilgust või see tekib ajapikku või vahetuvad need pillid, kaaslased? No eks need pillid kõik aeg-ajalt kipuvad vahetuma, aga ega ta nüüd esimesest silmapilgust muidugi ei ole, et väiksel lapsel seda suurt pilli tassida ja katsuda sealt häält kätte saada on suhteliselt keeruline, et see tuleb ikka ajapikku. Aga see tants selle celloga on siis olnud 45 aastat? Tants celloga on 45 aastat ja tangot saab ainult 2 tantsida. Aga uut loomingut tuleb ka ikka peale ja... Ikka. Ega me vaim on värske ja jõud ei ole veel raugenud, et ikka kogu aeg teeme uusi lugusid vaikselt peale ja püüame värsked ja noortepärased püsida. Et varsti ka, ma tean, et peaks olema plaat ilmumas, et kaugel selle asjaga lood on, et lood on valmis või isegi juba salvestatud? Lood on salvestatud, lood on valmis, plaat on tehases ja esimest korda tuleb siis 11. juulil, esimesel tuurikontserdil tuleb müügil, et enne me teda müüki nagu ei anna. Ja mida seal plaadil siis kuulda saab, millised lood? Plaadil on läbilõige kõigest sellest 13 aastast, mis me siis nüüd tegutsenud oleme. Et aegad algusest peale nii-öelda parimad palad, mis on nagu endale meeldinud. Kõige rohkem ja paar uut lugu on ka. Teil pealkirjas oli seal üks põrgu sõna, mis... Cello hell ja plaadi kontseptsioon on see, et vaadake, põrgus on 13 katelt. Katelde ümber siblivad kolmnurksete püstiste sabadega kuradikesed, kes reeglina on naissoost. Iga katla juures siis toimetab eraldi naissoost kuradikene ja siis on üks lugu on veel, see on siis 14, see on siis nii-öelda puhastustuli, mis on nagu kontseptsioonist väljas. Ja sellepärast siis cello põrgu? Cello põrgu, jah. Sea Jam, milles selle fenomen seisab, mis te ise arvate? Te olete 13 aastat mänginud, te olete küllaltki populaarsed ja isegi inimesed, kes ei armasta väga klassikalist muusikat, tulevad ikkagi teid kuulama. Ega meil on nüüd klassikalist muusikat päris ei mängi ka, et me mängime ikka... Ma mõtlen selles mõttes, et cello, kui sa eemalt vaatad, mõtled, cello on ju klassikalise muusika pill tavaliselt. Noh, see on niisugune stereotüüp, et vasta nüüd enam ikka nii väga ei ole klassikalise muusika pill, et kui nüüd mõelda kas apokalüptikat või lätlastel on Melo M või seal nagu ei mängi keegi niisugust klassikalist muusikat, et seal antakse ikka kuuma ja kes käib ööklubides ja kes kus, noh. Aga kus saab teid kuulda nüüd suvel päris elusana? Suvel päris elusana lähme 11. juulist, nagu juba öeldud, lähme suvetuurile. Suvetuur on siis, plaasi kontseptsioonist lähtuvalt ka greatest hits, et parimad palad läbi aegade, pluss siis uusi lugusid ka loomulikult ja 11. juulist alustame Viimsi kirikust ja lõpetame 6. augustil, kus kohas seda enam ei suuda meenutada, sest need kontsert oli tükki 23 või 24, aga meie kodulehel on kõik info saadaval, et kellel huvi, see võib sealt vaadata. Aitäh, Pärt Arvas, ja ma tean, et nüüd me rõõmustame televaatajaid ka ühe teie looga. Aitäh!